Kui 2021. aastal jõudsid turule Hyundai Ioniq 5 ning Kia EV6, oli praktiliselt kõigile kohe selge, et nendel Lõuna-Korea autotootjatel on elektrisõidukite rindel selge siht silme ees ning tõsi taga. Nende koos arendatud eGMP platvormi debüütmudelid teenisid oma aastakäigul kokku 10 erinevaid autasusid ning tiitleid, kus teiste hulgas maailma aasta auto, Euroopa aasta auto ning ka Eesti auto 2022. Sama kiirelt tekkis õhku ja küsimus, mis edasi? Hyundai tõi vaid aasta hiljem turule oma elektrilise sedaani Ioniq 6 ning Kia üllatas meid eelmisel aastal EV6 GT-ga, mis valiti ka toona siis maailma parimaks sportautoks. Nüüd on aga järgi jõudnud järgmise Kia EV-ni, milleks on see maailma naiste aasta auto 2024 uus Kia lipulaev EV9. Nagu EV6-ki näeb EV9 väga ulmeline futuristlik, kuid minu arust siiski igati kiialik ja atraktiivne välja. Suurusosas võiks EV9 põhimõtteliselt pidada elektriliseks Kia Sorentoks, kuigi Sorento siis 10 cm kitsam, madalam ning koguni 20 cm lühem kui EV9. Mudeli konkurentideks näiteks Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX ning varsti saabub Volvo EX90. EV9 kõrgel ninaosal tõmbavad enim pilku murdjoonekujulised esituled, mis ka Matrix kaugtuledega, väga hea valgustavusega ning ninaosa allääral leiame siis tema autol siin selle GT-line varustuse sükse uhkema ja sportlikuma välimusega põrkeraua. Küljel tagavad sisutiheduse erinevad rõhutatud kerejooned, maasturlikkust lisab mudeli alläärt ümbritsev musta värviala ning voolujoonelisust siis elektrilised ukselingid. Värvivalikuid EV9 valikus erinevaid kokku 7, millest minu arust säravaim seesama Ocean Blue ning väljad laiuvad läbimõõdu vahemikus 19–21 tolli. Tagaosas tõmbavad taas enim tähelepanu siis tuled ning mainimist väärib ka see, et EV9 on 2 tahavaatekaamerat, alumine 360-kraadisele kaamerasüsteemile ning ülemine siis digitaalsele tahavate peeglile. Ülemine püsib suhteliselt puhas, kuid alumine on veidi määrduvas kohas. Pagasiruumi on EV9 olenevalt istmete konfiguratsioonist 312–3000 liitrit. Seintelt saab elektriliselt reguleerida 2 tagumise istme siis seljatugede asendit põranda nurkades, haagid pagasi organiseerimiseks ning natukene ruumi siin põranda all, kuhu mahub ka ära ruloosstiilis pagasikate, mis paigaldatab teise istmerea seljatugede taha. Mugava lisana on EV9 pagasiluuk siis varustatud ka sihukese funktsiooniga, et kui tuled näiteks poest 2 raske ostukotsiga ning tahad luuki lahti, ei pea siis ei jalaga viibama pagassi all ega otsima ka taskust autovõtit, vaid piisab sellest, kui seisad mõni sekund võtmega lihtsalt auto taga ning auto saab aru ja teeb sulle luugi ise lahti. Laadimise osas toetab EV9 kuni 209 kW kiirlaadimist, mis laeb aku põhiosa täis veidi enam kui 20 minutiga. Samuti on EV9 varustatud Vehicle to Load ehk V2L funktsiooniga, mis võimaldab adapteriga võtta akust kuni 3,6 kW elektrit välja. EV9 hinnad algavad 90 000 eurost ning mudel on Kia Eesti hinnakirja alusel Eestis saadaval vaid ühes tehnilises konfiguratsioonis, milleks seesama AVD Long Range mudel. 2 mootorit, 4 vedu, 283 kW ja 700 Nm 0–100 5,3 sekundiga ning suurimaks kiiruseks 200 km tunnis. Energiat hoiustab EV9 100 kW akus, millega suudab ta Kia sõnul sõita linnas kuni peaaegu 700 km. Reaalsuses tasub aasta ringselt arvestada keskmiselt aga umbes 500 kilomeetriga. Ühele tõelisele elektriautole omaselt on EV9 ka siis frunk või esimene pagasiruum, millel olenevalt mudeli veoskeemist mahutavust 50 või 92 liitrit ehk laadimiskaablid ning ohutuspakett mahuvad väga vabalt ära. Nüüd aga lähemalt salongist. EV9 salongis jätkub üldine kaasaegsus ja futuristlikkus, mis kombineeritud erinevate Kia tuttavate lahendustega, mille tulemusel näeb EV9 salong nägus välja ning on ka igati kasutajasõbralik. Materjalide vaik läbivalt väga hea, huvitavalt esineb meil tekstiili keskkonsoolil ja armatuuril ning domineerivaks värviks on tema auto puhul hall. Ehituskvaliteet on samuti suhteliselt tasemel. Multimeediat esindab EV9 ekraanide paneeli paremal poolel 12,3-tolline puuteekraan, mis on kenasti nähtavuses ning napilt ka käeulatuses. Samuti ekraani all puutetunnikud kiirdenupud ning füüsiline helitugevuse rullik. Riistvaliselt on multimeedia väga kiire sujuva opereerimisega ning terava ekraaniga. Tarkvaliselt on tegemist põhimõtteliselt edasiarendusega EV6 kogetule ning nüüd on süsteem veel kasutajasõbralikum ning ka visuaalselt natukene terviklikum ning kaasaegsem. Tänu selgetele visuaalidele ning menüüde loogilisele ülesehitusele on kõikide peamiste funktsioonide kasutamine imelihtne ning tegemist on tõesti ühe turu parima multimeediaga.
Helisüsteemi osas on teemaauto varustatud uhkema Meridian Surround süsteemiga, mis koostöös EV9 salongi hea akustika ning mediteerivalt vaikse müratasemega pakub läbivalt praktiliselt olenemata heli tugevusest või esitatava meedia žanrist dünaamilist ning kvaliteetset audiokogemust. Kliimasedate muutmiseks asub EV9 ekraanipaneeli tsentris 5,3-tolline puuteekraan, mis kenasti käeulatuses, kuid nähtavuse osas juhi jaoks täpselt rooli taga. Kui liigutan aga pea kummalegi poole, avaldub mulle tegelikult igati lihtsa ja loogilise ülesehitusega ning kasutajasõbralik kliimamenüü, mida lihtne kasutada ka sõidu ajal. Täpsemalt seadud on Kia integreerinud aga multimeediasse. Rooli kohale saab EV9 Kia uue 4-kodalise, mis meeldivatest materjalidest kvaliteetselt kokku panduna püsib kindlalt käte vahel ning võimaldab ka erinevaid käsitsusviise. Visuaalselt näeb natukene välja nagu Audi Q4 e-troni rool, kuid laheda lisana on siis keskel ka Kia logo valgustatud. Multifunktsionaalsust lisavad äärmistel kodaratel paiknevad füüsilised nupud, mida tänu siis selgele asendiplaanile ning piisavatele reljeefsustele lihtne kasutada ka sõidu ajal. Vasakul näidikuta ning juhiabiliste nupud ning paremal multimeedia nupud. Samuti rooli all tsentris siis Drive Mode ja Terrain Mode nupud. Rool on varustatud elektrilise soojendusega, elektrilise reguleerimisega, mis siis seotud ka mälufunktsiooniga ning rooli tagant leiame ka 2 rekuperatsioonilaba. Ekraanide paneeli vasakul poolel kuvab juhile sõiduandmeid 12,3-tollise ekraaniga täisdigitaalne näidikutabloo, mis kenasti läbi rooli ava nähtav, riistvarailiselt terava pildiga ning kiire sujuva opereerimisega. Tarkvarailiselt on jälle tegemist põhimõtteliselt siis edasiarendusega EV6 kogetule ehk ekraanipind on justkui jagatud 3-ks ning keskel saab siis juht vahetada erinevate infovaadete vahel. Üldiselt aga kõik andmed suhteliselt lihtsalt leitavad ning üheselt mõistetavad. Samuti saab EV9 siis juht jälgida andmeid ka informatiivselt esiklaasi näidikult. Istmete osas on teemaauto varustatud meil suurte ja uhkete nahkistmetega, mille sellised lahedad, õhulised ja pehmed peatoed. Pakuvad nad suhteliselt toekat ja mugavat asendit ning on ka siis reguleeritava korvikusega ehk hoiavad reisijaid kinni täpselt nii tugevalt, kui reisija seda ise soovib. Elektrilise reguleerimise ulatus võimaldab mugava asendi leida igat kasvu reisijal, üldine asend pigem suhteliselt püstine ning kõrgem. Paaril esimesel korral, kui nüüd autosse sisse istuda, võib tunduda see mälupositsioon natukene võõras, kuid selle karjub pika peal ära ning tegelikult on asend siiski suhteliselt mugav. Mugavusfunktsioonidest on istmetele saadavad soojendus, jahutus, mälufunktsioon ning juhi istmelega siis massaaž. Samuti saab istmed panna sellisesse suhteliselt lebavasse asendisse, et kui näiteks vaja pikemalt akusid laadida, saab natukene sõidu vahel ka lõõgastuda. Standardis on EV9 küll 7-kohaline, kuid teemaauto puhul on meil siin siis see 6-kohaline konfiguratsioon, kus teises reas 2 eraldi seisvad sükest tugitoolid. Istmed ise väga mugavad ja toekad, mugavusfunktsioonidest jällegi varustatud soojenduse ja jahutusega ning ka elektrilise reguleerimisega. Ruumi osas, nagu näha mul 2-meetrisena, enda juhi asendi tagab nii jalaruumi kui pearuumi küllaga. Kõige uhkemas varustuses on EV9 istmed veel ka siis 180 kraadi ümber pööratavad ehk saab istuda seljaga sõidu suunas. Kolmandas istmereas võin ma küll põhimõtteliselt üksinda siin istuda, kuid 3-2-meetrist üksteise taha EV9 ei mahuta. Küll aga saab 6 keskmiskasvu täiskasvanuga ta ikkagi põhimõtteliselt hakkama. Viimases istmereas istme põhjalt suhteliselt lühikesed, kuid üldine asend pole liiga hull ning samuti on siis seljatoe kaldanurgad elektriliselt reguleeritavad. Esemete hoiustamiseks on mul siin käetubedes klopsi hoitud, see Intel Type-C USB pedal. Tore on ka see, et viimases reas on piisavalt suured tagumised aknad. Teises istmereas on esemete hoiustamiseks väikesed uksetaskud, topsihoidjad keskkonsooli peal ning keskkonsoolist sõidab välja ka selline väike sahtel, mille peal laualaadne toode. Avarust lisavad suured küllaksed ning ka parajalt suur panoramkatus, mille katet saab aga reguleerida ainult esiistmete kohal. Samuti saab privaatsust piirata nende aknavarjukitega, mida on siia külge, aga natukene keeruline panna. Tagumise kliimatsooni seadete muutmiseks asub laes ka üks füüsiliste nuppudega kliimapaneel. Esireas on esemete hoiustamiseks keskkonsoolis suur laegas 2 topsi hoidjaga, seejärel telefoni juhtveeva laadimisega alus ning ütleme nii, et natukene piinlikult väike käetoe alumine laegas. Suuremad esemed saab aga panna siia keskkonsooli ette, kaasreisija ees on piisavalt suur kindlallaegas ning ustes pigem väikesed uksetaskud. Esireas muidu atmosfäär igati meeldiv, öisele sõidule lisab meeleolu mitmevärviline miljöövalgustus ning esimene rida saab ka eraldi seisva katuseluugi. Nüüd aga EV9 käima ning räägime lähemalt sõidust. Sõidu osas räägime esmalt EV9 mootoritest, mis arendavad koostöös 283 kW ning 700 Nm pöördemomenti. Nagu elektriautodel ikka, on tõmme läbivalt lineaarne ja sujuv ning ulatub siis jõulisena ka legaalsetest piirkiirustest kõrgemalegi. Samuti saavad mootorid auto suuruse ja massiga väga hästi hakkama.
tühimass umbes 2,7 tonni, täismass umbes 3,2 tonni. Mootorite iseloomust tooksin välja ka sellise aspekti, et kui muidu oleme elektriautode puhul harjunud, et pedaalile vajutades on kogu võimalik jõudlus kohe hetkega võtta, siis EV9 puhul järsult pedaalides on justkui tunda, kuidas pool sekundit see pöördemoment justkui kasvab tugevamaks, mida tulemusel ta tegelikult kiirendab natukene rohkem klassikaline sisepõlemismootoriga auto, mis pole suure mahtuniversaali või bussi jaoks tegelikult minu arust üldse halb aspekt. Kui aga täielik jõudlus saavutatud, on kiirendus tegelikult suhteliselt sportlik. Veoskeemilt on EV9 oma 2 elektrimootoriga loomulikult nelikveoline, kuid tavaoludes sõites kasutab peamiselt vaid tagumist elektrimootorit ning nelikvedu kasutab ainult vastavalt vajadusele. Üldiselt saab EV9 aga oma jõu kenasti liikumisse kantud ning kui juhil peaks tekkima eraldi soov, saab ta tegelikult Snow Terrain moodiga ise ka pideva nelikveo aktiveerida. Sõidurežiimideks muidu Eco, Normal Sport ja Terrain moodideks Snow, Maad ja Sand. Energia tagasikogumiseks on EV9 koguni 5 rekuperatsiooniastet, kus lisaks tavalistele režiimidele on ka automaatrežiim, mis reguleerib mootori pidurdust vastavalt eesolevale liiklusele ning iPedal režiim, mis võimaldab ühe pedaali sõitu. EV9 vedustus on suhteliselt keskpärase jäikusega, mille tulemusel on kõike teel toimuvat informatsiooni mõttes suhteliselt hästi tunda, kuid konalused ei põruta ega väsita reisijaid ka liiga palju. Kerekaldumisi esineb, kuid oma suuruse massi ja otstarbe kohta on neid siiski suhteliselt vähe. EV9 roolimine on pigem ka kerge, kuid piisavalt täpne ning sportrežiimis läheb ka natukene konkreetsemaks. Nähtavus on EV9 salongist igal suunal väga hea, gabariitidest laius hästi tajutav, kuid nina ja tagaosa kaugused natukene raskemini määratavad. Peeglitest on kõik EV9 peeglid asendatavad ka digitaalsete alternatiividega, kuid tema auto on meil varustatud siin vaid selle hübriidse keskmise peegliga, kus saab vahetada optilise ja digitaalse opereerimise vahel. Manööverdamisel aitab ümbrust jälgida kvaliteetne 360-kraadine kaamerasüsteem, mis võimaldab ümbrust jälgida nii selles ortofoto bird's eye views kui 3D vaates. Süsteemi ainsaks veidi nõrgaks kohaks on see, et tagumine kaamera on natukene lihtsasti määrduvas kohas. Müratase on salongis luksusautolikult vaikne ning teiste juhiabiliste osas on EV9 varustatud kõikide peamiste abilistega. Reahoidmine on suhteliselt pädev, kuid kui püsikiirushoidjaga sõites peaks juhil midagi juhtuma, siis kahjuks ei too auto ennast ise turvaliselt paigal seisu, vaid lülitab lihtsalt rea hoidmise välja. Samuti on EV9 varustatud osava ise parkimisega, mis opereeritav ka auto võtmest, olles ise autost väljaspool. Seega selline ta on EGMP platvormi järjekordne õnnestumine, Kia uus suur elektriline lipulaev EV9. Kui tahad mudeli kohta pikemalt lugeda, leiad täispika loo Autojaama kodulehelt.